kiired ja Transi teine nurgalöök. Maksimkini esituses ette posti jätk ja oi, milline jätk kampaanialt, oi. Ja vot milline esimene värav kampaanial Premium liigas ja oi, milline polnud üldse paha. Mees on mängugi. Käelt abi ja oi, kas me nägime olümpiaväravat? Tuleb endalegi ootamatult ehk mängu tagasi. See oli ikkagi kampaania värav ja siin jälle, kui me hakkame nagu lahkama kõiki neid erinevaid parema jalaga välja kerib senderdus. Kõrge kaarega tuleb, sealt pääseb ka löögile Viidas ohtlikult ja pall on väravas teisel minutil ja juba Narva Trans saab juubeldada ja kas tõesti number 5 koondise legendid ja Ida-Virumaa koondis. Vaatame siit selle tulemise ära, siht tuleb karistusala jooneni, aga seal paneb kampaania hästi jala ette. Ja saab päris pikalt tulla ka veel. Tõsta nüüd liini taha Viidasele, jooksu peale. Nad võib-olla natuke lihtsamaid lahendusi leida. Võin teile uuesti. Ai, kus ta tahab seda viimast nõksu ka veel tõmmata. Ja halvas kohas kaotatakse pall. Irja esimene oluk. Saab keskaljal palli ja kohe vasakule äärele Musabale jooksu peale. Aga kampaaniast mööda ei. Jagab mööda äärt hästi Mihhailovil, aga seal Mihhailovil on ka 2 meest peal ja nüüd päris sellise jälle üle päris pika aja tegelikult. Siis vahepeal oli natukene selline Flora periood mängus. Nüüd siit saab Sappinen minna. Saab ka lüüa, aga kampaania saab jala vahele. Ja nüüd Ojamaa saab kasti tulla ja sealt tuleb lüüa. Ei, tuleb ikkagi see. Sellest mängitakse sealt ikka nüüd väga kergelt mööda ja läheb siit eriti kui vastasvõistkond läheb. Muidugi siin mehed, kes väljakul on, tahaks veel mängida, sest Kirss on veel liini taga ja seal ka. Julgustavaid sõnumeid Ernitsale, et kõik on hästi, ei ole vaja põdeda, et pall outi läks või pall vastastele läks, et kõik läheb edasi. See siis Sukunda. Aga kuna Irje valdab ka natuke rohkem keeli kui Gabore, siis kindlasti Irje Tema siis liigaväravat sel loal ka mõne Transi vastu löönud on. Vaatepilt see, aga juba Kuressaare rünnakule suundumas Kivi ja kampaania. Kampaania siin mõned nädalad tagasi ohjeldas Sappineni päris kenasti. Poole Sappinen sööt edasi Kuraksini suunas, aga jälle kampaania on vahe. Juba 1,5 kuud tagasi Pärnu Vapruse vastu võõrsil, mille Flora 3-0 võitis. Ei saa midagi selle kohta öelda. Palju üllatusi täis. Tuleb siit Värava ka klaaris kohe selle kaugemale. Kiro nüüd tahab seda palli ja saab ka, et Tooke läheb ka siia palli peale, 2 lähevad, Tooke lõpuks esikoha mõttes, ehk siis Sappinil praegu 14 väravat kirjas, Sappinil ka veel õhtul mäng Tallinna Kaleviga, ehk siis teoreetiliselt võiks arvata, et otse. Oi, ja nüüd on vaatasin, et oli variant tekkimas. Ronn oli kõrgele tõusnud. Et äkki tuleb peale lõkkiseks. Pealt ära. Taaritud. Santos. Kampaania on ka siia rünnakusse liitunud kõvasti, et mees juba siit keerutamas on. Santos lööb peale. Nagu tühjast, et Viidas tõmbab ilusti siin mängu küll laiali, aga tema peale siin pallid ei tule. Kampaania riputab, et seal oli. Ja annab siit poolt annab madalalt ja Eesti lükatakse edasi seal nüüd. Oli hõngu ja on 2-1. 2-1 lööb 2. Peade. Kaptšev tõiste karistusalasse. Tuleb sealt. Otsusega küll päri, nüüd lipp. Läheb Kudrašovist mööda, vasaku jalaga löök, aga... Välja siis, miks ma vahetan meest välja, kui on ikkagi hästi mänginud? No absoluutselt, võitad koosseisu nii-öelda ju ei vahetata, et väga hea esitus. Võitlus keskväljale ja kampaania. Nüüd see on igastahes mängus ja siin saab palli kätte.
atraktiivselt, kui nii võib öelda. Ja noh, Kalevil siis see vastu ikkagi algus oli see. Paide ja samamoodi sinna taga jääb. Nii, nüüd tulemas, Järvelaid tuleb ka selja tagant, Tallinnas ka Levadiast mõlemad mehed laenul on, eks üksteisest arusaamine peaks üsna hea olema. Siit näeme ka siit tabelit. Larsenile pall. Larseni sööt ei ole. Laur. Eespoolt Pihti, Kampanja. Hetkel kõik õige, mäng läks edasi. Korralikult auti tagasi, aga juba uuesti pall kastis ja Kampanja saab Läärele. Ja Lovilt pikk ette. Patrikeev selle saab, aga tal on kohe Kampanja seljas ja nii hästi veel, et ja sai oma esimese ja viimase värava kirja. Tuleb Narva nüüd pikkade pallidega uuesti, Vanjušin saab selle kätte ja saadatud Stanislav Akaptšev 8 ja ründas siis täna Nikita Poljapkin. Seda siis ja suunas siis senimaani vähemalt edu toonud ei ole, nüüd väga enesega. Ajalugu vähemalt siin korduma ei suudeta panna, et kui siin sai ära mainitud, et võistkonnad keskmiselt 3 väravat 2 peale suudavad mängus lüüa. Žuravljev. Aga on soem vähemalt. Kätel ja peal, kui peast kinni hoiad. Jah, kui me vaatame nüüd vasakul pool korral on Ilin toimetamas on ju. Ilin paneb sealt, võib panna häid sender. Palli oma valdusesse. Kuidas see olukord lõpeb? Alfonso püüdis ka poored, leida pall kohale ei jõudnud. Ja nüüd tuleb väike viga. Ja siis tema jalast see löök läks otse Matrossovile sülle. Aga ei. ja avab Kampanja pika palliga Vanjušin saab selle käed lõpuks ka samamoodi oma karjääri lõpupoole. Noh, mitte et millil nüüd karjääri lõpp oleks, aga tema puhul oli siis karjääri lõpu. Arvas siis mõlema mängud lõppesid 2-2 viiga. Hästi sellised eriilmelised mängud oli. 10 sekundit vast veel. Vanjušin. Ja värava autor siis, nagu me siin korduste ajal, kui meetrisse tulime. Otsiti lootma. Aga nüüd juba uus olukord Milleri sööt. Seda talenti ikkagi nagu öeldakse, et see vana ütlus on, et ära ei kaota ja maha. Nüüd siis üks neist, kes läks talvel Florast edasi, läks Viigistes. Ja siis 83. minutil sai Flora penalti, mille Sappi. Tõesti. Pall värava alla, lüüakse klaariks. Pisikesed mured segasid, seda üldiselt võis näha, et kui kellelgi ikkagi... Aga Apsev eelmises voorus ju punase kaardi võttis. Teha, aga... Ja nüüd Bondar eksib ja sealt lipp oli jälle vahelt läbi saama. Ja tegelikult tuleb... Edson võidab õhuvõitluse Kabore vastu, aga transirünnak jätkub. Paljavkin jälle mõni tema kirjeldamiseks ka. Pall sinna. Reima. Vähemalt äärelt koos Runenkoga nad siin toimetamas on. Kabore ja me ju Levadias nägime ainult mingeid sähvatusi, seal ta ennast ikkagi põhimeheks mängida ei ilusti leivategija kontrollimas seda tema seljatagust ja see palli enda. Salule tuleb Tsendertuus, aga viib ikkagi sinna äärele, ei taht pikaga tulla. Panja saab seal palju. Patrikeev seal nüüd
otsib eest Tambe Tuud, kampaania peaga vahel. No, Kalevi mängus on natukene elu juures. Praeguse tulemuse juures tõuseks Trans tabelis 4. Palju Lotseone. Aga no Tammeka selles mõttes on jätnud kõik samaks. Väljaku katted enam-vähem samast tasemest või samast klassist võiksid olla, et